Lugupeetud prouad ja härrad, meie, kes me oleme nüüd 3 inimest lava peal, et Märt Meots palus, et meie saaksime alustades tänasest õhtust, et me saaksime olla kõik need inimesed, kes püüavad kindlasti teie abiga anda tagasisidet nendele siis edendustele, nendele lavastajatele ja režissööridele, keda te olete näinud. Ja ka siis me oleme siis mõelnud sellele, et sellised festivalid on väga kirjutkeelises mõttes, aga kui me räägime vene keeles ja saame tõlkida seda eesti keelde ja inglise keelde, et see on siis vastuvõetav kõigile. Ja siis meie publika siis saab esitada küsimusi ja samas küsimused ei ole kõige oluline. Meie eesmärk on saada tagasisidet siis edendustele. Näitlejad, režissöörid tahavad tagasisidet, et see, kas te võite esitada oma küsimust kas eesti keeles, inglise keeles või vene keeles, aga eelkõige siis räägime, kes me oleme siin. Mina nagu härrasmees modereerin ja siis need kaunid daamid siis on need, kes annavad oma tagasisidet. Mina olen siis Jaa Kallik, mina olen Eestist, mina olen teatrikriitik, mina olen kultuuripoliitik ja siis on meie külaline Kasahstanist. Palun siis rääkige ennast, mina olen Alga Malõševa, mina olen Kasahstanist, Almatõst, mina olen produtsent ja siis mina mäletan, et eelmises festivalis 2 aastat tagasi nagu Kadi, siis te mängisite sama rolli. Jah, ja nüüd palun Kadi, kaunis daam Eestist. Meil on veel üks mikker siin ja see on ka sees. Ja palun, minu nimi on Hadi Herkul, mina olen ka teatrikriitik ja mina olen samuti Eestist. Nii, väga hea. Nüüd 3 päeva jooksul me nägime, 2 päeva me nägime 6 etendust, meil oli 3 ja 3 kummalgi päeval ja nüüd me hakkame nendest rääkima siis nendes järjekorras, nagu me oleme neid näinud sellises, aga Ukraina siis teater palus, et nad saaksid olla viimased, et eile siis festival algas edendusega Nulljoon. See oli Pakistani etendus ja tegelikult mina sain aru, et see oli esinäitus, esilinastus, see oli esimene kord maailmas, kui seda näidati. Nagu Märt ütles mulle, et isegi tema ei ole seda näinud. Ta oli siis festivali osaleja Pakistanis. Kui mina või keegi teine minu kolleegidest räägime liiga kiiresti, et võib-olla tõlgijad võivad anda meile teada, me võime natuke aeglasemalt rääkida ja siis palun andke meile teada, kui te ei jõua. Ja Märt siis nägi seda tseremooniat, seal oli mingisugune pidulik tseremoonia iga õhtu ja seal oli see piiri peal iga õhtu selline pidulik tseremoonia, siis ta palus, et Pakistani teater saaks näidata seda, teha lavastus selle tseremoonia kohta ja siis nad tõid selle etenduse siia ja Märt, nagu teie kõik nägi seda esimest korda. Ja mina tahaksin siis enne seda, kui ma annan oma kolleegidele tagasi sõna, siis mina tahaks rõhutada seda, et see on meie 3. festival, Vabadusfestival Narvas. See tegelikult ütleks, see on esimest korda, kui festival nagu ületas mingisugust ruumi piiri ja siis kui me näitasime midagi nagu tänaval, midagi nagu Narva tavaelanikele, et siis need elanikud saaksid osaleda siis selles festivalis, seega, et nad ei pidanud tulema siia vabal lavasse, et see oli selline esimene etendus Pakistanis. Kõik 3 on oma tagasiside, oma hinnangud. Alustame, ma ei tea, vasakult paremalt, palun Kasahstan, sõna teile.
mina tahaksin siis korrata sedasama mõtet, millega me alustasime meie arutelu ka eelmisel festivalil 2 aastat tagasi, kui meil on olemas teater, kus me räägime tundlikel teemadel. Eelkõige huvi nendest etendusest on selles, milline on nende sotsiaalne mõju. Ja siis ei ole mingisugust mõtet ja ei ole mingisugust suurt missiooni rääkides siin sellest, mille on selline teatrikeel või sellised tehnilised iseärasused nendes lavastustes, vaid kõige olulisem on see, mille pärast me seda teatrit teeme. Ja siis, kui me räägime sellest Pakistani etenduses, mulle tundus, et kõige olulisem on selle loo universaalsus, et seal on mingisugune selline piiride kunstlikkus. Mina olen sellest regioonist, kus see piiridega seotud olukord meile on väga tuttav. See on eelkõige mulle väga siis olulisest kontekstis, kui see on see lugu, mis toimub Kõrgõzstani ja Tadžikistani piiri peal, kui inimesed, kellel on olnud pika aja jooksul võimalus ületada seda piiri, käia külas, olla ühel lainel, et siis poliitiline olukord praegu on selline, et nüüd on mingisugune kunstlik konflikt, mis on olnud provotseeritud võib-olla kellegi poolt väljaspoolt. Ja kui me räägime just sellest olukorras, eelkõige on selline olukord, kui me räägime, et võib-olla see selline piir on mingisugune väljamõeldis, et see, mis on inimese poolne, see on kõige olulisem, see on inimese keskne ja iga lavastus, iga etendus, mida me oleme vaadanud ka nende 2 päeva jooksul ja need etendused, mis me vaatame edaspidi ka, see on eelkõige inimese keskne lugu. See on see lugu sellest, kuidas maailm, mis meid ümbritsev, kuidas see on vastutundetu selle vastu, kui õrn on inimene, tema isiksus ja kui kerge seda inimest murda on selles ühiskonnas, mis on olnud või on paistnud selline nagu humaanne ja praegu tundub, et see ei ole enam nii ilmne ja ma arvan, see lugu piirist täna on selle kohta. Võib-olla Kadi tahab midagi lisada. Ma tahan eelkõige siis öelda, et seda, millele Jaak juba tähelepanu on pööranud, et eile kõik nagu esimesed etendused, mida me nägime, nii Nulljoon kui ka siis, mis see nimi on, see voolav poliitika, et need olid etendused, mis tegelikult läksid teatri seintest väljapoole ja olid nagu selle linna elu osa. Ja nagu me nägime nendes etendustes, siis tegelikult inimesed peatusid ja nad jäid seisma ja hakkasid vaatama ja samas nad ei teadnud, mis seal oli juhtumas. Ja teine, millele ma tahaks tähelepanu pöörata, on see, et muidugi see koht, kus seda etendust näidati, nagu leida midagi paremat ei olnud võimalik. Mulle tundub tegelikult, et mängida seda Nulljoont, mängida just piiri peal, kus inimesed seisavad järjekorras, et ületada piiri ja kui see järjekord vaatab seda piiri, kui tulevad need bussid, inimesed lähevad bussi pealt maha ja nad seisavad selles järjekorras ja tundide kaupa ja tegelikult igas ilmas, mitte ainult suvel, just see etendus. Sellel etendusel on mingisugune teine tähendus, see tundub mulle. Ma tahaks ka siis siin külaliste käest küsida, paluda tõsta kätt neid inimesi, kes on narvakad. Aga kas te olete ainuke? Selge. Ma peaksin ütlema, et kõik need 6 etendust, mida te olete näinud, on väga erinevad. Kuidagi neid on väga raske 1,5 tunni jooksul neid arutada. Ja see esimene etendus minu jaoks oli kõige lihtsam.
ma sain sellest kõigest aru algusest lõpuni, mida ma ei saa kuidagi öelda teiste etenduste kohta. See tegelikult on selline, ma olen teiega täiesti nõus. See on selline lugu, ma arvan, kui Märt andis sellise ülesande lava peal näidata seda tseremooniat, siis nad valisid sellise nagu farssi žanri selleks. Nad näitasid, kuidas sellist tseremooniat, kuidas see võib turistile nagu paista väga selline pidulik, aga nad näitasid tegelikult seda, et selle tseremoonia taga on inimesed, kes on täiesti pooleks jagatud, need, kes olid sõbrad, koolis mängisid koos ja nüüd keegi selline paha inimene, paha kolonisaator tuli kuskilt ja siis jagaks seda rahvust kahte gruppi ja andis igale oma identiteedi, oma värvi. See on kuidagi kunstlik rahvusidentiteet ja siis samm-sammult hakkas see paha inimene nendes kahes rühmas vaenlasi tegema. Ja see on see, kuidas me näeme seda peaaegu igalt poolt toimumas ja näitlejad väga teravalt ja väga täpselt näitasid seda. Aga samas sellele tänaval mängivale teatrile need vahendid sobisid väga hästi, kõik oli väga selge ja võib-olla see ei pea olema tundvalt näiteks 40 minutit. Võib-olla esimene osa oli minu jaoks liiga pikk, kui see kolonisaator tuli kohale, aga samas minule jäi üks küsimus. Ma ei tea, need samad autorid, kas need autorid on meie seas Pakistanist, kas keegi on, kes esitab seda Pakistani teatrit? Ma ei näe, te olete kohal. Võib-olla ma ei ole olnud, ma ei ole seal Pakistanis käinud, aga ma kuidagi mäletan, kuna ma õppisin ajalugu, et see piir Pakistani ja India vahel, see ei olnud kuidagi Inglismaa poolt kuidagi siis jagatud. Seal on islamistid, seal on hinduistid, et see piir ei ole kuidagi niimoodi määratletud kuidagi sellise paha mõttega. Muidugi teised on olnud need piirid, mis on olnud teised sellise suure riigi onuga siis sooviga tehtud või kunstlikult siis kaardi peal joonistatud ja siis inimestest on vaenlased saanud. See jõudis minule ja ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes on seda etendust teinud ja ma olen Märdile tänulik väga hea valiku jaoks ja minu jaoks see etendus on sihti tabanud. Kas keegi meie siis publikust või siis meie külalistest tahab ka sõna võtta, meiega vaidelda, oma arvamust väljendada? Lihtsalt see valgus lihtsalt paistab meile silma ja ma ei näe isegi, kui keegi tõstab kätt. Kas keegi tahab midagi öelda selle etenduse kohta? Ei ole, kas te tahate midagi lisada? Siis lähme edasi ja siis meil on selline lihtne etendus, mis kestis 15 minutit ja see oli tehtud Türgist siis näitleja ja koreograafi poolt ja selle etenduse, see oli monolavastus, see oli voolav poliitika. See on päris selge ja päris mõistetav. Palun, Kadi, sinu arvamus. Mulle väga meeldis selle etenduse algus ja need veidrad kostüümid ja kõik kuidagi oli pahurpidi ja kõik need veidrad sellised saapad ja sellised kahe kontsaga mingisugused sellised. Et see esimene osa pantomüüm, mulle tundus, et see oli selline, seal oli seda poliitilist mõtet, millest Jaak rääkis. Enne seda hetke, kui see naine viskas neid dollareid ja eurosid, siis publik hakkas neid koguma, mis oli päris naljakas ka, aga teine osa, mis oli selline tantsuosa, kui temal oli see punane kostüüm seljas, et
et no päris öeldes see tegelikult mulle ei pakkunud midagi sellist uut, mingi selliseid uusi tundeid, et Olga, mis sinu arvamus on? Mulle tundus, et see on selline ideaalne tänavaformaadi lavastus, see on selline maagia ja see on selline lugu sellest, kuidas päriselt selline paha kapitalism on siis maha võetud, et kuidas see naislikkus võtab sellest pahast kapitalismist üle, siis tegelikult ta sai oma kiidusõnad ja siis ta kadus ära. Kas jah, me mõtlesime, et ja etendus jätkub, aga siis ta lihtsalt kadus ära. Ei, tegelikult see oli selline avalik, ilus lõppfinaal. Mina tahaksin rõhutada seda, et Kadi on ka siin balletikriitik ja oli balletikriitik ja me paluksime, kui see, mis puudutab seda tantsuosa, me peaksime teda uskuma. Aga samas ma tahaksin öelda seda, et see etendus võiks olla kuidagi pikem, et siis seda kontseptsioon oleks selgem, kus on see voolav poliitika. Aga tänan ja kas keegi tahaks anda tagasiside sellele etendusele? Ei taha keegi, et siis saame minna edasi, kui te olete sellised rahuliku osalusega, siis esimene päev lõppes, aga me saame öelda, et siis meil on uus originaalne Eesti teatrikunst, see on päris üritus. Ja siis meil on uus lavastus siis ja nüüd tema uus etendus, mis on tellitud ja see on siis kliima. Enne seda, kui ma annan oma kolleegidele sõna, ma tahaks ise rääkida natuke, kuidas mina olen siis Baltiets tehasega seotud. Võib-olla te ei tea, aga see etendus siis oli näidatud siis Baltiets tehase aulas. Kogu see tänav, mis läheb sinna kirikuni umbes 200 meetrit, see on Baltiets tehas. Mõned teist käisid täna seal ekskursioonil. See on praegune siis see keskel oli seal aula, see on administratsioonihoone. Ja kui Baltiets enam eksisteerinud ja Nõukogude Liit juba lagunes, see kõik oli täitsa tühi ja kuskil umbes aasta 2007-2008 lõpus siin oli Narva teater Ilmarine. See oli umbes selline pool laste, pool täiskasvanute teater ja siis teater ei saanud kasutada oma ruume, siis Narva kultuurimaja Rukotiiv ja Eesti kultuuriminister siis andis selle Baltiets aula ruumi Ilmarine teatrile ja siis, kui oli see tseremoonia, kui see aula sai sellele teatrile üle antud, proua minister unustas vaadata siis seda ruumi üle ja siis ta unustas seda lage üle vaadata ja siis tegelikult selle lae peal oli nii mitu, see lagi oli sellises halvas seisundis, et siis kuna jah, ta oli väga halvas seisundis ja mina ise olen selles aulas erinevaid lavastusi näidanud ja kui näiteks märtsikuus me oleme seal näidanud etendusi, et seal publik pidi seal istuma kasukad seljas. Ja siis, kui Vaba Lava tuli ja siis ta ehitas kõik ümber ja siis lõi siia sellise ilusa teatrikeskkonna. Aga teine asi, mida ma tahan öelda, on see, et minu lapse teine vanaisa töötas Balti tehases kogu oma elu ja ta siiamaani elab Narvas ja ta on selle Baltiitsi tehase ajalooga tuttav ja
teatud ajal siin töötas umbes üle 10 000 inimese. Ja praegu Narvas elab ainult 50 000 inimest ja mõned narvakad, kas nad töötasid siis Baltiis tehases, sest kahjuks paljud neist on juba surnud aga nende siis lapsed, lapselapsed, siis nad ikkagi, nendest koosneb palju suur osa Narva elanikkonnast. See on tegelikult selline tundlik osa Narva elanikkonnast, aga nüüd tuli üks teatrigrupp ja siis tuli lavastaja, kes esimest korda otsustasid, et nad räägivad, kuidas see tehas elas, kuidas see suri ja mis praegu sellest jäi üle. Ja nüüd teie muljed, nüüd võib-olla teie külaline, võib-olla teie muljed sellest esimene kord, kui te olete kokku puutunud siis selle kontekstiga jah, nüüd ma sain aru, et ma pidin ise leiutama endale selle vokaalset konteksti, kui ma vaatasin seda lavastust, ei olnud mulle keeruline, sest minu jaoks ei olnud baltietse lugu, aga see oli venekeelsete inimeste lugu Eestis, venekeelsed Eestis. Ja samas mina hakkasin tooma paralleele nende venekeelsete inimestega, kes elavad Kasahstanis, sest see on päris suur osa elanikkonnast Kasahstanis, on olemas regioonid nagu Narvas, kus venekeelne elanikkond on suurem osa elanikkonnast. Ma ise kasvasin üles sellises linnas, kus 70–80% elanikkonnast minu lapsepõlves olid venekeelsed, venelased ja selles mõttes minu jaoks selle etenduse lõpp tema narratiiviga, et me oleme kodus, et meid ei ole päästa, meid ei ole aidata. See on see, millest meie oleme rääkinud meie riigis 3 viimast aastat teatud põhjustel ja meil on ka Kasahstanis vaenlane, et meil on väga suur piir Venemaaga, et Põhja-Kasahstan on omapärane regioon sellel põhjusel ja mina leidsin omaenda valu selles etenduses, aga lisaks sellele siin ma tahaksin minna siis üle sellele teemale nagu teatrikeel. See on väga toredasti tehtud etendus omaette ja siis selle põhjal on see dokumentaaldraama ja see on kaasaegne Eesti teatrikunst. Seal on igasugused režissööri lähenemised, seal on musikli elemendid, seal on stand-up, see on selline nõukogude utoopia diskostiilis, nagu mina olen seda iseenda jaoks paika pannud. Seda oli huvitav vaadata, mitte ainult sellepärast, et see on väga jõuline reaalne lugu, aga ka sellepärast, et see oli huvitav professionaalselt tehtud kaasaegne teater, kus oli huvitav lavastus, kus olid väga toredad ja tugevad näitlejad ja kõik need vahendid ja kus oli ja see oli peaaegu selle piirilinna ja piirilinna mõte, kus oli Pakistani lavastus, mõtte dubleerimine. Aga samas, Olga, eile te rääkisite väga huvitavalt sellest, et selles etenduses ei olnud nõukogude aja nostalgiat. Jah, aga mina olen seda seostanud sellega, et meil on teatud etendusi, mille põhjal on ka reaalsed sündmused, mis räägivad nõukogude ajast ja nendest etendustest, kõigist neist ma ei ole näinud ühtegi, mis ei olnuks nostalgiat nõukogude ajast. Kas see oli see dokumentaaldrama, kas see oli mingisugune teine, aga siin ma lihtsalt nägin, et see oli natuke irooniat. Jah, see on minevik ja me vaatame seda minevikku teise pilguga, uue pilguga. Ja me oleme seda minevikku mõistnud ja mina arvan, et see on sellepärast, et seda etendust, seda lavastust tegid nooremad inimesed, kes on praegu Kasahstanis, kes on selline vanem põlvkond, kes loovad seda nostalgilist teatrit. Kadi, palun. Aga samas, kui me rääkisime eelmisel festivalil 2 aastat tagasi, me rõhutasime, seal oli ka üks etendus, Julia Augi etendust Narva linn, mida me oleme kaotanud. Siin minu jaoks mingisugune seos nende 2 etenduse jaoks. Sest nad on väga olulised selle linna jaoks ja
isegi teades, et siinkohal ei ole väga palju narvakaid ja mitte palju narvakaid vaatavad neid edendusi, aga samas nad tasapisi avavad nende jaoks selliseid lugusid. Selles etenduses mulle jäid mingisugused sellised väga peened ja teravad detailid ja ma arvan, et ma hakkan neid veel oma mälus hoidma veel kaua aega. See üks minu jaoks on see nagu see motiiv nagu Corneille. Me oleme seda näinud ja ma olen seda juba tundnud, aga selles etenduses sellist nagu püsivat motiivi, see mõte, et tegelikult need juured on kuidagi väga lühikesed ja eriti see, mis mulle meeldis selles mõttes, on see selline lavastaja leid on see, et see lugu, see pioneeride maja lugu, mis siin oli, need inimesed, kes on siin elanud linnas, siin oli pioneeride maja, mis aga enne seda, pioneeride maja alati, aga tegelikult tuleb välja selle raekoda, et inimesed, kes ei ole huvitatud, kus nende juured on. Jah. Ma tahaksin meie külalistel natuke tutvustada, et režissöör siis töötas Draamateatris, ta peaks siin kohal olema. Ja siis ta oli meie Rahvusdraamateatris ja ta siis mängib ka ise, aga ta on pigem režissöör. Ta ei ole hea, aga ta on selline juhtiv režissöör just kui me räägime sellest dokumentaallugudest, aga Merli Caruso on meie eestvedaja selles valdkonnas, aga ta on, ütleme, peale Caruso ta on järgmine. Ta on teinud väga häid lavastusi ja kui me räägime sellest, et kui me räägime Eesti ajaloost ja Eesti ajaloo põhjal tehtud etendust, ta on saanud väga erinevaid preemiaid, et siis me saame väga tõsiselt temast rääkida. Ja kõik neid näitlejad, nad on kõik vabakutselised, nad ei kuulu ühtegi teatri koosseisu. Riina Maitre. Ta oli siis kõige pikem siis tütar, ta sai Eesti Rahvusteatri peapreemia parima naisrolli eest. Mis puudutab minu muljeid, et siis ma nautisin nii siis lavastaja tööd kui ka kõikide näitlejate tööd, et see minu jaoks, see oli avastus minu jaoks. See oli minu jaoks Piret Jaaksi selline nagu leid, kuidas ta tegi sellise ajaloo avastusi, ta nagu viis meid selles lavastuses nagu giid. Kui nad rääkisid eesti aktsendiga, aga samas sellel ka oli oma sügav mõte. Ja kui ma sain aru, et selline inimene on olemas ja ta elab Narvas, see avaldas mulle väga sügavad muljed. Sellise siis giidi roll, kes rääkis Narva ajaloost, see avaldas mulle muljet, need inimesed, kes tavaliselt ei räägi väga head eesti keelt ja rääkis Eesti ajaloost, aga ma arvan, see oli ikkagi tema, samas see oli naine või see mees, et tal oli rätik peas. Kas see oli ka mees? Jah. See oli suurepärane
ja samas teised näitlejad, mul ei ole mingisugust etteheidet, kui mul on väike etteheide, siis on lavastajale, sest esimene osa sellest etendus, see elulugu selles Baltiiets tehases ei ole väga veenev, sest minu jaoks oli natuke klišeesid täis ja need inimesed tulid. Nad tulid kaugelt Venemaalt siia ja peamine mure oli siis saada korterid, peamine hirm olid mingisugused haigused ja muidugi sellised haigused, mis nad olid võinud selles tehases saada, see pidi surmaga lõppema. Ja kõik need kontserdid, mida nad ise tegid aga samas selle Baltiitsi lugu on palju sügavam, seal on ikkagi mitu põlvkonda Narva elanikke ja samas, mis see peamine konflikt, nagu seal programmis on kirjas, nad elasid nagu paradiisis, et see Baltiits oli nagu sotsialismi paradiis ja muidugi seal toiduaineid ei olnud ja seal korteri eest pidi maksma, aga mis oli selle sotsialismi paradiisis elamises kõige parem asi, aga no samas oligi see, et kõik oli olemas, et ei pidanud mõtlema sellest homsest päevast, et töö oli, et nad võisid töötada selles tehases kogu oma elu, lapsed võisid ka seal töötada ja see haridus oli tasuta, aga samas oli rohkem kui Baltiits, et tasuta haridus, tasuta tervishoid, võimalus puhata ja sellised tehased kindlasti andsid need igasugused puhkusevõimalused, see oli elu, kus inimene ei pidanud muretsema teise homse päeva suhtes. Siis sellist poliitilist vabadust seda ei olnud. Ja kõik muretsevad homse päeva suhtes, kas neil endal veel töö on. See on seesama konflikt, et see on see sügavam konflikt, kui see on see kahe erineva süsteemi vahel. Et seda seal ei olnud, et mille peal Baltiitsis samasugused tehased seisid. Teine pool lavastust, kui see Baltiits sai valmis ja kui Baltiits suri ära ja siis, kui nad jäid sinna, et kus nad olid piiratud ümbersevast maailmast, see oli väga tugevalt lavastatud ja kogu see lõpuosa ja tegelikult, kui nad olid selles puuris ja siis mulle jäid väga positiivsed muljed ja ma olen väga tänulik, aga samas, kui nad kirjutasid, kui see lavastaja kui see lavastaja tegi väga palju intervjuusid nende Baltiitsi töötajatega, võib-olla nad võiksid küsida mingisuguseid sügavamaid küsimusi, võib-olla nad oleksid saanud ka neid lugusid, mis on sügavamad ja siis võib-olla siis nad jäidki oma südamesse ka sellega, et inimesed ka surid mitte ainult selle haiguse pärast. Kas te ei tahaks minuga vaielda? Võib-olla inimesed siin saalis tahaksid minuga vaielda. Kas teil on ka mingisuguseid arvamusi? See on ju hea etendus, näitlejad on saalis. Suur tänu selle, võib-olla midagi jäi siis kaduma. Kas te saaksite öelda, et siis ma ei ole Eestist, et tundus nagu see oli mingi väike selline sotsiaalne paradiis, et miks nad siis ei saanud selles lavastuses õigesti näidata selle sotsialismi paradiisiga või sotsialismi mulliga? Jah.
jah, tegelikult minu etteheide lavastajale on see, et see pilt Baltiitse elust ja tööst, see oli liiga klišeid täis. Need klišeed, kuidas raske olid, siis kui pikad olid toidupoes järjekorras, kui suur oli selle haigestamiste oht, me oleme juba seda kõike näinud. Mul oli tunne, et see lavastaja ja näitlejad, et see ei ole nende süü, nad ei elanud nõukogude ajal. See oli nagu nende ettekujutus elamisest enne nõukogude ajal, isegi mitte läbi nende intervjuude prisma, aga nende mingisugune muljede prisma ja neid muljed annavad kõik teised teosed, mis on nõukogude ajal teemal. Aga võib-olla jällegi need on erinevad põlvkonnad. Minu põlvkond, ja võib-olla see, et see tegelikult, see, et nad olid reaalsest kontekstist kaugel, see, mida mina ja Jaak elasime sel ajal ja me teame seda, seega see võib tunduda meile klišeina ja samas noorele põlvkonnale see võib olla avastus. Et see elu oli ühest küljest oli palju traagilisem, aga teisest küljest see oli palju meile tuttavam. Aga kas ma saan teiega vaielda? Aleksandr Krasko, näitleja. Eile ma olin sellel etendusel, mulle meeldis see väga. Ma ei tea, kas kriitikutel on selline termin nagu mulle see meeldis nagu kutsikale, ma olin väga õnnelik. Ja mulle kuidagi kurb on kuulda, et see oli väga tore, see ei olnud nii tore. Mina hakkan vaidlema, ma arvan, et me peame rääkima žanrist sellest vastavalt sellele, millised on selle žanri seadused. Näiteks on grotesk, see on farss ja me siis harjume sellega, millised on selle žanri seadused. Et see võib olla mingisugune žanri detailide alla hindamine või siis need žanri detailid ei olnud viimistletud. Minu jaoks see on žanr. See oli orgaaniline, see vastas sellele, mida mina nägin, mida mina kuulsin. See oli minu jaoks loogiline, see oli väga komfortne ja see oli terviklik. Aga kui mina vaidlen teiega, et siis minu jaoks, kui te ütlesite, et etendusžanr oli grotesk, seal olid elemendid, et seda puhtat žanri praegu eristada on väga raske. Minu jaoks vastuolu on selline, et see etenduse teine osa ei olnud grotesk, vaid see oli puhas tragöödia. Mina tahtsin saada sellest tragöödiast midagi ka esimeses osas, aga selle esimese osa kohta te ütlesite väga selgelt. Ma arvan, see kaasaegses kunstis praegu ei ole puhtaid žanre. Praegu niimoodi kirjutatakse. Las kirjutavad. Võib ka teistmoodi kirjutada. Te ei ole ju meie hulgas. Nii. Kas keegi veel tahaks rääkida? Palun. Suur tänu. Suur tänu teie kommentaari eest. Teie kommentaar teil oli väga huvitav see, kui te ütlesite seda, et siis, kui me paneme kokku teatri erinevaid detaile, see pani mind mõtlema, kui ma panen selle kokku teie kommentaariga, et siis see perspektiiv, et kelle jaoks see on kirjutatud, kellega me räägime ja võib-olla see on rohkem see küsimus nendele, kes on seda loonud, et mitte sellele paneelile, kuna mina ei ole Eestis, sest kui ma vaatasin seda etendust eile, siis ka tegelikult keeleliselt, kuna see on Eestis, aga samas
aga samas inimesed, näitlejad, nad räägivad vene keeles ja see on tegelikult venekeelses linnas ja see on ka reaalselt venekeelses linnas ja see on ka vähemõeldud venekeelset linnas ja võib-olla keegi räägiks mulle, milline oli lähenemine keelele, kui see etendus oli loodud, et see on lihtsalt see, et millele ma olen huvitatud ja mina olen Soomest. Mina saan aru, et see küsimus oli siis etenduse loojatele. Ja see oli see küsimus, millega me tegelesime selles protsessis, sest meil oli mitu komponenti, millega me pidime tegelema. Esimene pidi olema see, et see on esinälistus Narvas sellel festivalil, mis tegelikult viis meid sellele, et Narva on venekeelne linn ja me pidime kuidagi jõudma nendele inimestele, aga nagu te näete, siin on ainult üks inimene Narvast siin ja mina nägin, et enamus neid inimesi, kes tulevad festivalile, on kas Tallinnast või siis välismaalt ja ma teadsin, et me mängime 3 korda Narvas ja siis järgmised korrad me mängime Tallinnas ja see oli tegelikult päris raske otsus, et me hakkame seda tegema eestikeelsele publikule ja siis, kui me otsustasime, et siis see peab mõjutama seda, milline see etendus võib olla, kui ma oleksin seda teinud venekeelsetele narvakatele, mina oleksin seda teinud teistmoodi. Siis see oleks, ma arvan, et me peaksime tegema sellist etendus, mis peaks jõudma inimestele siin. See võiks olla raske, aga ma arvan, et me peaksime püüdma. Ma olen väga tänulik sellise vastuse eest, sest ma nüüd panin ennast siis Narva publiku kohale. Nüüd see, mis sa seletasid, see on väga täpne. Kas veel keegi tahaks lisada sellest etendusest oma muljet? Ei? Siis suur tänu veel kord ja siis aplaus siis Sisekliima etenduse autoritele ja näitlejatele. Ja nüüd me lähme edasi, tänane päev ja esimene etendus, kuidas on vene keeles mälestuseks ja see on noore, kas see näitleja ja autor on siin? Kes te olete? Kas te olete näitleja hariduselt? Ma olen režissöör. Jah. Nüüd mõistan, see oli siis monoetendus. Nii, alustame siis Kadist. Ma olen juba öelnud, et just juurte teema on minu jaoks olnud nende esimeste päevade jooksul on mulle olnud üks kõige olulisem ja eile rääkisime sellest, et nad on peened ja lühikesed, sest see etendus mälestuseks. Ma isegi ei tea, kas see on see lavastus, kas see oli nagu loeng aga see oli väga huvitav formaat ja minu jaoks see oli väga muljetavaldav, et nii noor inimene läks nii sügavalt sellesse teemasse ja mis oli enne mind, kust ma tulen, kuidas ma siia tulin. Ja selles mõttes ma ütleksin, et võib-olla narratiivi struktuurid, selle loo struktuurid ma tahaks võib-olla kuidagi muuta, et see oleks natuke, kuidas ma saan seda öelda, et see oli minu jaoks natuke, see oli päris keeruline, et kõik need
tükid nagu panna ühte pilti, aga see etendus tervikuna mulle meeldis, et oma sisu poolest ja suurepärane mäng, suurepärane etendus. Enne seda, kui ma siis annan Kasahstanis külalisele sõna, ma tahaks öelda oma arvamust. See, mida te tegite, mulle meeldis väga. Ma olen väga tänulik ja me istusime Merli Kaarusooga kõrval. Kas olete Merli etendusi kunagi näinud? Te teete juba seda, mida ta on teinud siin aastakümneid ja nüüd ma ei taha teha teile haiget. Kadi just ütles seda, et ma küsisin sellist keerulist küsimust teie hariduse kohta. Nüüd te üllatasite mind, sest ma tahtsin teile öelda, et teil on režissööri vaja, aga nüüd, et näitleja, isegi kui näitleja on alati vaja sellist režissööri pilku. Minu jaoks see kõik oli nii huvitav, aga minu jaoks see informatsioon tunni ajaks, seda oli liiga palju. Ma ei saa enam seda eristada. Siis, kui te viimasel hetkel andsite neid nimekirjad, te joonistasite ju puu, kellele on kes ja siis nad läksid nii segaseks, et selle etenduse lõpus ma mõtlesin, kes oli tegelikult see, et etendus algas sellest Barnauli ja Novosibirski vahele, et see onu läks operatsioonile. Kes siis ta oli teile? Sellest ma aru ei saanud. Et siis, kui te veel mängite seda etendust, et siis andke siis publikule veel vihjeid, et see, kuidas te seda teete, ma olen väga tänulik, et ma nautisin väga. Kas ma saan natuke rääkida sinu kohta? Selles etenduses siis, kui me räägime erinevalt Narva, siis etenduses mul on palju rohkem konteksti kui kellelgi teisel selles saalis. See ei ole ainult Margis, see on Almatõst ja see kaart on nüüd Margist rääkidest. Marg lõpetas Artišoki juurus kursuse ja see on Kasahstani vanim iseseistev teater. Ta on 22 aastat vana. Kas ma saan õigesti aru, et see on esimene etendus ja ta on Margi esimene spektakl, esimene etendus. Selle etenduse järel ta on teinud veel mitu. See on praegu Mark on Almaty üks kõige perspektiivikamatest lavastajatest ja kui inimesed Almatõst vaadates seda etendust saavad väga hästi aru, kes on tema inimesed, tema vanemad, sest tema isa on režissöör, tema ema on väga tuntud raadiosaatejuht ja me saame aru sellest loost, sellest kaardist, kus kõik need veel Nõukogude Liidust antud tänavate nimed ja me siis reisime koos selle looga ja me käime siis linna ümber ja läheme väljaspoolt linna ja siis me läheme sinna, käime seal linna ümbruses ja siis tegelikult need piired, ajalised piired, territoriaalsed piired ja siis kõige vanim hetk seal on see ajaloos 3 aastat tagasi ja kõige värskem on siis Marka sünniaeg. Et tegelikult see etendus on väga huvitav vaadata just meie juures ja siis seepärast minule oli väga huvitav näha, kuidas see hakkab toimuma siin. Ja samas see on selline lugu, mis on suurest pildist detailideni ja kui te räägite sellest puust, aga samas kuskil selles publiku peas on see puu sünnib ju, see kasvab ja meie sees. Ma tahaks ka lisada, et selle etenduse lõpp, kui teie vanaema siis selle õunaveale Katerina teise juures, see on imeline ja ma mõtlen veel sellest, kui eestlased ka siis õpivad oma suguvõsa
kirikuraamatutest, et mastaap on tegelikult ikkagi mahub Eesti piiridesse, võib-olla läheb vahepeal Rootsisse või Siberisse. Aga teie mastaap on hoopis teistsugune. New Yorgini ja siis Philadelphiasse, et siis teie suguvõsa suurus ja ma arvan, et kui Märt meid kuuleb, et siis peale seda infot, mida te andsite, me oleksime väga õnnelikud, kui te tulete järgmisele festivalile ja me saame rohkem näha teie etendusi. Aitäh! Ja palun külalised, teie tagasiside, teie küsimused. Kuidas teile meeldisid Almatõe õunad? Väga maitsevad. Kas keegi tahaks öelda midagi? Ei taha. Me peaaegu tund aega oleme töötanud ja nagu me oleme kokku leppinud, et Ukraina etendus me jätsime selle viimaseks ja meie viimane etendus hääletu. Я даже не понял, здесь 3 страны. Ma isegi ei mõistnud, meil on siin nagu 3 riiki. Kas autorid on siin kohal? Ja me peame tõlkima ja palun. Ja kelle riigi oma on see etendus? See tegelikult autorid ametlikult on see iseseisva teatri etendus. Iseseisva teatrigrupi etendus. Tere õhtust. See on, meil on iseseisev teatrigrupp ja siis meil on aadressid maailma erinevates osades, aga tegelikult meie oleme Kuwaitis ja siis Araabia lahe siis juures me töötamise seisvalt ja meil on riigi rahastus Kuwaitis ja siis mul on väga vedanud, et mina saan seda teatrigruppi juhtida. Ja sinna meie teatrigruppi kuuluvad erinevad näitlejad ja teatrivaldkonna tegelased Euroopast ja siis erinevatest riikidest. Meil on ka prantslased siis Lebanonist, Süüriast inimesed ja me oleme väga õnnelikud, et meie oleme siin, võtame osa teie festivalist. Me oleme siis vabad inimesed, me ei võta mingisugust rahastust, ei mingisugustest siis CIA või KGB-lt, et siis oleme täiesti iseseisvad ja vabad inimesed. Ma alustan oma arvamusest, sest see on väga lühike, kuna ma ei saanud näha teksti, see oli minu jaoks väga kaugel ja kuna mina istusin ka saali keskel ja valgust oli ka minu silmadesse ja tekst jooksis väga kiiresti, ma ei saanud lugeda, ma lihtsalt nautisin seda etendust visuaalselt, see oli väga ilus, naine oli kaunis ja laulis väga õigesti, see oli minu jaoks musikaalne etendus. Sisu kohta ma lugesin programmist, aga see ei andnud mulle väga palju ja seega ma ei anna mingisugust sisulist hinnangut, aga ma olen tänulik see oli lihtsalt 1 tund aega naudingut, kuidas meie prouad, mina ka nautisin muusikat. Ma arvan, see oli väga sensuaalne etendus, mida me oleme näinud sellel festivalil ja
see lõi sellise mingisuguse positiivse tunde, et peale seda etendust mul tekkis. Ma nägin kogu teksti, ma lugesin subtiitreid, aga see ei teinud etendust kuidagi kergemini mõistetavaks. Ma mõistsin iga sõna, aga selleks, et luua nende sõnadest narratiivi, see nõudis mingisugust suurt tööd ja ma olen väga nõus Kadiga, see on selline esteetika, see on visuaalselt ja muusikaliselt kaunis ja neid näitlejaid oli ilus jälgida. Neid oli ilus kuulata ja ühest küljest, kui etenduse algusest meile oli lubatud meditatsioon ja mina olin valmis sellist, et see esteetiline osa haarab mind, aga samas see etendus nõudis väga suurt ajutööd, et sellesse narratiivi sisse lülida, et see oli mitmekihiline ja tekst, mis esitas väga palju erinevaid väljakutseid. Mul ei piisanud konteksti, sellised ajaloolised kontekstist, aga samas, kui see vabaduse kontekst kadus ära, need on asjad, millele ma tahaks mõelda. Sellises segus sündis selle etenduse sügavus ja selle keerukus. Ka ilma selle, et mina sain lugeda teksti, mul tekkis mulje, et see oligi mingisugune, see ei olnud mingisugune narratiivi katse, see oli lihtsalt mingisugune voolav mõte. Võib-olla režissöör tahaks midagi kommenteerida. Ma tahaks küsida, kas publikul on küsimused, siis ma vastaks teie küsimustele. Lavastaja küsib. Jah, seal on küsimus. Tere, ma tulin 2 tundi tagasi. Ma juhin see etendus, minu arvamus on selline, et see etendus, ma arvasin, et see võiks olla halvem, kui see lavastaja tuli ja kuidagi rääkis sellisel viisil. Ma võin öelda, ma räägin väga hästi mõlemat keelt. Kui see lavastaja tuli välja enne, alguses ma mõtlesin, et kui see üks 5 paremast lavastajast tuli, mis hakkab toimuma ja siis ma täiesti olen nõus minu kolleegidega, et see visuaalselt oli väga huvitav ja tekst, et võib-olla see oli 4-tunnise lavastuse tekst ja keegi lõikas seda nagu teise aasta üliõpilane võib-olla Armeeniast, kes ei saa aru, mis Beirudis toimub. Ja siis nagu ta lihtsalt lõikas seda ja kui seal laval ei oleks toimunud midagi nii huvitavat, et ei oleks midagi sellist kaasavat. Seal mingisugused spioonid nagu need muusikud, see tegelikult see etendus oleks läbi kukkunud. See oli hea, see oleks minu arvates 40 minutit oleks parem kui 60. Ma nägin ainult ühte etendust. Kolm riiki, aga samas, kas ma kutsuks kedagi sellele etendus? Aga samas keegi
selle etenduse visualiseerimine, kas ma saan küsida teie käest, mida te saite sellest etendusest aru? Ma sain aru sellest etendust et seal on see üldine tekst, ja siis oli midagi. Näiteks seal oli see alguses, siis midagi ei olnud. Ja siis oli see lõpp. See oli nagu siis valesti ja siis ma ei saanud veel teie küsimust, see ei olnud küsimus, see oli arvamus. Ma küsisin, kas seal oli mingisuguseid küsimusi, kas on ka mingisuguseid küsimusi. Mul on küsimus. Aga ma esitan seda küsimust väga aeglaselt ja siis me saaksime, et meie siis ja kõik. Kuskil etenduses äkki näitlejanna tuli saali ja meie kuulsime, et tema siis laulab väga populaarsed eestikeelsed laulu, ta lendab Messipuu poole. See on väga populaarne laul Eestis. Ja siis ta tahtis, et publik samuti laulas. Kuidas see laul sattus tema etendusse ja miks? Tänan teid küsimuse eest. See etendus mängis võib-olla 2 või 12 erinevas linnas enne seda, kui me mängisime seda Narvas. Me mängisime Tuneesias, Bagdadis, Iraagis, Emiraatides, Kuveidis, Egiptuses, Beirutis ja me mängisime teistes Araabia maades ja ka teistes etenduses ja siis me oleme seda mänginud ka teistest teemadel, mis on poliitilised teemad. Ja siis selle regiooni poeetikast, see on konfliktist ja selle aluseks, mis minu sõber, kelle inglise keel on nii hea ja siis see on ühest väga, mis on tegelikult selles suures plahvatuses, mis toimus Beirutis 5 aastat tagasi ja mis on siiamaani ei ole veel lahendatud. See on see, milles see etendus on. Ja kui me mängisime seda etendust ja teil on õigus, see ei ole mingisugune teatriline tekst ja me oleme väga pikalt töötanud selleks, et leida võimalus teha seda teksti teatrile kõlblikuks. See on see, kui me käisime maailma kabarees, see on lihtsalt selline kuju, mida me oleme sellele etendusele teinud. See on see ainuke võimalus, kuidas me leidsime võimalus integreerida seda teksti. Tegelikult see tekst on saanud parima teksti auhinna paljudel festivalidel ülemaadele ja samas ma ei saa aru, miks siis selline asi juhtus. Ja igatahes see hetk, millest te räägite ja kui me oleme siis meie Araabia linnade siis tuuril, me mängime siis nostalgilist laulu, mis on vastupanust. See on see koht, kui meie siis tuletame meelde, mis on see vastuolu ja meie ka siis räägime sellest, mis on Palestiina inimeste siis kaitseks. Ja see laul alati siis toob publikule sellist karaoke hetke ja siis publik alati siis
toetab seda laulu, nad tunnevad solidaarsust, nad on väga õnnelikud, et koos nad saavad tunda midagi, isegi kui nad on siis inimesed, keda on siis hävitatud, need on inimesed, kes saavad hetkeks saada kokku, tunda solidaarsust. See on see, kui te siis olete jalgpallimängu staadionil ja te laulate laulu. Ja see on see mõte, et peale seda näitlejanna räägib neile, milline on teie plaan, milline on teie programm ja milline on teie tagasiside ja siis ta esitab neile küsimuse ja hakkavad küsima enda käest, et nad tunnevad, nad oleksid et suur tänu, et me saame Eestisse tulla ja me mõtlesime, et kui me tuleme siia ja kui tegelikult, kui me laulame seda laulu, see on lihtsalt folkloor, see on lihtsalt rahvalaul ja keegi teist ei saa aru. Et ja võib-olla selline araabia eksootiline laula, et kus on see kõhutantsija ja siis me mõtlesime, et me peame leidma midagi, mis tegelikult hakkab mõjutama teid ja tekitab teist mingisugust tunnet. Ja siis me küsisime meie sõprade käest, me tegime väikest uuringut ja me saime teada, et teie revolutsioon oli ka seotud lauludega. Ja siis teil on väga tugev suhe siis laulmisega ja siis laulu tähendavad väga palju teie ajaloos ja me otsisime laulu ja me leidsime ühe laulu, me ei teadnud väga kindlalt ja me mõtlesime, et see üks laul võiks panna teid midagi tundma ja siis ta õppis selle laulu ja ta püüdis siis anda teile sellise karaoke hetke. Ja siis see tekst, see on see, mis on teie sõnum. Milline on see põhjus, milline on see solidaarsus, mis te on, aga samas in Russian language, tema samuti püüdis öelda seda vene keeles. Me teeme, et teil on väga keerulised suhted keelega, et siis ajalooga, okupatsiooniga, teie vabadusega ja selle põhjusega me pakume selliseid hetke ja mul on väga kahju, kui teie ei saanud aru minu tekstist. See on teie probleem. Aga tekst ühest küljest, see tekst on voolav mõte, aga selles mõttes mis saab olla teksti mõiste, kui me räägime vastupannust ja vastupanu võimatus, kui me räägime mingisuguses ekstreemses agressioonis. Ja see on kõik. Ma tänan teid väga vastuse eest ja ma tahaks mainida seda, et ja ma tahan öelda, et te leidsite väga õige laulu Eestist. Kas keegi veel tahab midagi öelda selle etenduse kohta? Ja see on küsimus poliitika uurijalt siis lavastajale. Ma tahaks tuua tagasi seda mõtet siis kui me räägime sellest, et poliitilise konteksti puhul midagi jääb ütlemata, näiteks seesama tekst, mida mina olen huvitatud, et kas te näete siis, kui me räägime sellest, mida me ei ütle ja kui me räägime vastupanust, et kas te näete seda, et on vahe sellest, kuidas siis läänest mõistetakse siis seda, kui midagi jääb ütlemata, et selle vaikuse puhul ja siis, kui me räägime sellest vaikuses Araabia maade kontekstist. Kas see oli siis küsimus lavastajale?
In the tradition of, kui me räägime, siis call it, nimetame seda siis, kui tohib, kui me räägime vasakust, kui me räägime Araabia, siis maailmas on alati poliitiline positsioon, mis peab olema siis kunstnike positsioon. Ma kujutan ette, et siin teie territoorium võib-olla see on erinev, ma ei tea, aga Araabia maailmas siis vasak, kui vastupanu positsioon on siis diktaatorite vastumeelne. See on siis selline kokkuvõttev vasak, et siis need vasakul on selline narratiiv kunstis, sellisel teatrikunstis ja see on selline väga kirjeldav, see on väga palju keelt on selle ümber, nad väga palju räägivad ja nendel on kindel viis selleks, kuidas nad räägivad ja siis see tekst, see on misanabim, see on nagu nali. See on nagu nali. See on nagu nali selle kirjeldava keele, selle keelekasutuse ümber. See on nagu tühi keel ja see nagu nullib selle keele tähendust. Aga seda ei ole võimalik teha, sest see on väga seotud muusikaga. Sest kui muusika ja keel nagu kabarees on omavahel seotud, siis sa pead sellele tähendust leidma. Ja siis minu sõber, kes räägib väga head inglise keelt, ei saanud sellest 3/4 selle etendusest aru. Nii, ma arvan, et nüüd kas keegi veel tahab... Nii, proua Auk on kohal ja siis proua Auk on siin olnud väga pikalt aega ja vaatas esimest etendust ja Julia Auk, palun. Ja kahjuks, Julia, ma jõudsin näha ainult seda hääletu etendust ja ma pean teile ütlema suur tänu. Mulle meeldis see väga. Ja kui ma saan niimoodi öelda, et ma nägin algusest lõpuni, et see on see, just nii see on. Ja isegi kui ma ei saanud nendest subtiitritest aru, ma oleksin haaratud ja kaasatud selle tegevusse, selle lavastusse, sest teie imeline näitlejanna. Ta töötab nii professionaalse tekstiga, rütmiga, selle energiaga, et see on mitte ainult, see ei ole ainult nagu selle teksti artistlik kasutamine, vaid see on nagu nõekunst. Ja suur tänu neile, kes tegi muusikat koos selle tekstiga. Sest muusika toetab, dramatiseerib ja siis töötab rütmidega ja töötab emotsioonidega, selle rõõmuga, provokatsiooniga. Ja kui see kõik mõjutab mind, ma tunnen, et ma olen haaratud selle etenduse iga sekund. Ma olen selle etenduse sees. Suur tänu teile. Suur tänu, Julia, aga kui me vaatame aega, et siis me peame juba arutama viimast etendust. Ja see on Ukraina etendus ja ametlik pealkiri on Kes ma olen. Aga see teine pealkiri on ka, et ma ei lahkunud Ukrainast. Ma tahan öelda, et kevadel Merli Karussoo siis tegi lavastuse. Ma läksin Ukrainast ära
ja siis ta tegi seda lavastust kevadel Vene teatris 3 näitlejaga, kes siis lahkusid Ukrainast peale sõja algust ja nüüd need näitlejad töötavad Vene teatris, aga täna me nägime teist inimesi, kes jäid Ukrainasse ja kes sõdisid Ukrainas. Mul on raske rääkida sellest etendusest nagu teatris, see oli reaalne elu. Ja siis ma olen väga mõjutatud, sügavalt mõjutatud selle etendusega, mitte ainult sellega, kuidas te võitlete Ukrainas, kus te kaitsesite ja kaitsete ka meid, aga ka sellega, et te olete valmis tegema seda etendust meie lavastajaga Merliga, et te olite valmis ka tulema siia. Ma olen ka siis vaimustuses meie lavastaja tööst, sest see on reaalne valu. Kuidas seda elada läbi siis mitu korda nende siis selle etenduse siis valmis tegemise jooksul. Ma ei saa sellest rääkida kui teatrist. Ma ei ole võimeline, võib-olla minu kolleegid. Единственное, что я могу сказать. Ainuke asi, mis ma saan öelda, et ma saan öelda aitäh selle julguse olla iseennast, tulla ja teha sellest teatrit. Ja see on sotsiaalne teater, see on siis kodanikuteater, see on see, millest on oluline rääkida. Ja ma nutsin etenduse lõpus ja kahjuks siiamaani see tragöödia kestab ja meie siiamaani elame sellele kaasa ja teatri kaudu ja see on see võimalus elada see läbi ja siis paraneda. Ma tean, et seda etendust hakatakse näitama ka meie siis erinevates meie väeüksustest. Kas keegi veel tahaks siis lisada? Ma olen Ukrainast, ise veteran. Mina olin selles etenduses. Ma palun vabandust, kui ma räägin vene keeles hästi. Me ei ole professionaalsed näitamad, aga me ei olnud ka professionaalsed väelased ja see sõda pani meid tegutsema. See etendus ei ole ainult Ukrainas, see on ka kõigist meist Ukrainast. See tegelikult selle sõja reaalia on väga raske panna lavale, sest see sõda ei ole ainult lava peal. See sõda on meis. Ma olen Merlile väga tänulik, et siis ta tegelikult korjas seda kõike meie tekstidest ja siis ta tegi sellest sellise terviku. Me oleme väga tänulikud. Aitäh! Kas oli veel keegi? Ma tahaksin tulla tagasi sellest, et me algusest rääkisime, et piirid on väljamõeldis. Et see Olga rääkis sellest, ma saan väga hästi aru, et selle väljaütlemise postmodernsuse mõistet, aga samas Ukraina jaoks piirid ei ole väljamõeldis. Ja samas Soomest ka, et Soome pani oma piiri kinni. Ma samuti arvan, et ka Eesti jaoks piir siis agressoriga ei ole väljamõeldis. See piir, see on poliitiline ja ka hügieeniline akt. Ma tegelikult tahaks kuulata nendelt, kes on seda nulljooni etendused teinud, kas nad saaksid teha anda mingisugust tagasisidet selle kohta, kas see piir on väljamõeldis või tegelikult praeguses kontekstis on reaalsus.
vajalik reaalsus. Ma lisaksin ainult seda, et kahjuks peaaegu kõik sõjad maailmas lõppesid sellega, et piirid olid ümber jaotatud, aga teine asi on see, et meie piir just Narvas on avatud Venemaaga ja me oleme selle üle rõõmsad. On hea, et Eesti piir Narvas on Venemaaga lahti, on minu arvamus. Ka Narva elanike jaoks. Хочет кто-то добавить? Кто-то еще хочет добавить из публики? Все, тогда мы сегодня можем кончать. Мәрт, у тебя была какая-то идея еще, да? Да, и мы приехали сюда не только со своими историями и с постановкой Мерлы, мы еще привезли сюда частичку нашей истории, именно вот этого военного периода. Я больше 7 лет провожу арт-терапию в госпитале, где лежат тяжело раненые наши ветераны. И арт-терапию провожу для семей погибших, жен, матерей. Они рисуют вот такие картины. Они перед вами. И также мы привезли ветеранскую литературу, которую... Meie tõime need maalid, mida teevad siis veteranid. Mina töötan art-terapeedina haiglas, kus on veteranid ja mina töötan ka nende hukkunute peredega. Meie tõime nende inimeste maalid ja mina tõin ka need lood, mida kirjutavad inimesed. Nad ei ole professionaalsed kirjanikud, aga nemad siis kirjutavad reaalsed lood. Ja siis, kui teie soovite toetada meie veterane ja siis meie haavatuid te võite osta, siis kas maale võite osta, kas neid raamatuid nende reaalsete inimeste lugudega. Ja need maalid on siin, nagu ma aru sain. Kas me saame tänaseks lõpetada, Märt? Jah, arutelu on tänaseks lõppenud.